Tore. Tere kena päevast kõigile, kes te olete kogunenud siia numbri 21 juurde, sest meie hakkame rääkima sellise pealkirja all nagu lapsed on meie julgeolek, hoolduspere kui samm tugevama ühiskonna suunas. Ja meil on siin terve hulk kenasid inimesi, seda arutelu siin täna pidamas ja ma kõigepealt tutvustan ise ennast ebaviisakalt. Minu nimi on Grete Lõbum ja olen Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik ja tegelikult hooldusperedega kui sellistega mul isiklikku kokkupuudet ei ole rohkem kui ütleme tööalaselt. Ma olen teinud hooldusperede teemadel saateid, olen intervjueerinud palju inimesi, olen sellest teemast olnud huvitatud ja pean seda väga oluliseks momendiks ja osaks meie ühiskonnas ja isiklikult on mul endal 3 last. Üks neist küll juba täiskasvanu, üks teismeline, üks päris mudilane. Nii et kodune elu on mul ka mitmel tasandil üsna kirev ja kirju. See on lihtsalt fooniks ja kergeks sissejuhatuseks selleks, et me saaksime nüüd kohe ka tuttavaks meie paneeli tänaste liikmetega, kes samamoodi ma palun niimoodi väikse kerge ülevaate annavad oma isiklikust foonist ja siis miks teid siia täna õigupoolest kutsuti? Me hakkame siis siitpoolt pihta, palun. Töötab küll. Tere, mina olen Kristel Pall. Ametilt olen psühholoog, nõustaja, pereterapeut ja ka nüüd Eesti Pereteraapia Ühingu juhatuse esimees. Siin olen paneelil esindamas siis sellist psühholoogi vaadet ja tööalaselt on mul kokkupuuted asendushooldusel kasvavate lastega olnud mitmeid. Psühholoogi juurde jõuavad pigem ikkagi keerulisemad lood. Et mul on hea meel, et täna siin me kuuleme ikkagi selliseid rõõmsamaid lugusid. Foonist või taustast, mul endal on 2 väikest last. Üks magab veel vanama juures lõunaund, teine istub siin. Väike Laara, tšau. Et ta tuli ka arvama. Aitäh. Mina olen Kaisa Üprustoli. Mina olen ameti poolest Tallinna Rändekeskuse juht, mis annab vähe viiteid sellele, miks ma siin täna olen. Me jõuame selleni kohe. Ja, aga peamiselt olen ma siin sellepärast, et ma olen väga palju töötanud erinevate muredega inimestega. Saan ka öelda juurde, et ilusaid lugusid tõenäoliselt võrdlemisi vähe kuulnud. Aga mul on ka üks laps, aga tema on juba ulme suur ja ta tegelikult peaks kuskil siin samas ringi käima. Ma olen Lisandra. Ma olen siis hooldusperes, elan nüüd juba 5 aastat. Ja mind ilmselt kutsuti sellepärast siia, et ma olen hooldusperes olnud ja ma olen ka rääkimas käinud nendel teemadel. Et sellepärast ilmselt. Tere, mina olen Külli ja ma olen siia kutsutud hoolduspere vanemana ja meie pere 4. laps on siis hoolduslaps, kes on meie juures olnud 4 aastat. Tervist, mina olen Ahto ja me olen koos Külliga. Miks meid siia kutsuti, ma täpselt ei teagi, sellepärast, et teema on natuke, ütleme nii, minu vaates me oleme tavaline pere. Et hoolduspereks olemine on kuidagi juhtunud. Ehk et tegelikult hoolduspered, kes on võtnud enda juurde kasvama mitte oma bioloogilise lapse, pakkumas talle siis tervet võimalikult head turvalist kasvukeskkonda ja tulevikku. Ja kui meie siin tänane pealkiri, et lapsed on meie julgeolek, et siis natukene on võib-olla keeruline seda vahet siin arutelus sisse tuua, et nagu siin ongi, et hoolduspere lapsed ja siis oma lapsed, sest et kellel vähegi alaealisi majas on olnud, ükskõik kuidas nad sinna tulnud on, need teavad, et üldiselt on jamasid nende kõikidega, sõltumata viisist, kuidas nad sinna saabunud on. Et kui me räägime täna, kui siin Paides olete ka ringi käinud, seda julgeoleku teemat on, mulle tundub üsna palju, väga paljudest erinevatest aspektidest on seda teemat siia sisse toodud. Ja siinne paneel võiks siis täna arutleda selle nurga alt, et perekond, lapsed, see on tulevik, terved lapsed tähendavad tervet ühiskonda ja kuidas me siis saavutaksime selle niimoodi, et kõik need muud hirmud ja õudused neid lapsi kuidagi ära ei väänaks või ei lükkaks valele teele. Et hakkame siis nagu sellest otsast pihta, et kas
ma ei tea, hakkame sealt otsast pihta, kas hoolduspere vanemad oma hoolduspere lapsega on kuidagi kriitilisemas seisus, kuidagi teistlaadsemas olukorras, kui oma lastega see olukord on? Mina oskan rääkida enda kogemustest, et hoolduspere lapsed on ilmselt teistsugused mõnes mõttes. Vähemalt alguses, jah. Et nad ju tulevad, kui nad on suured, see ongi teistmoodi ja see harjumine võtab aega. Aga lapsed on lapsed ja pere on pere, eks ju, et kui me räägime julgeolekust või sellisest peres, siis igasugune pere on julgeoleku mõttes oluline. Et igasugune laps peab olema hoitud. Et ilmselt hoolduspere laste hulgas on, kuna nende taust on tihtipeale selline traumaatiline, siis nendega on ilmselt muresid rohkem. Aga selle kohta oskavad vast siin teised rohkem rääkida. Külli, soovid sa täpsustada siit veel oma... Kas sa kordaks palun küsimus? Kas hoolduspere lapse kasvatamine ja temast nii-öelda rõõmsa, õnneliku, terve inimese tegemine on kuidagi keerulisem, teistmoodi vajab lähenemist kui nii-öelda tava lapse kasvatamine? Et meie hoolduslaps on praegu 12-aastane ja selles mõttes ma ei saa ütelda, et ta ei ole veel nagu jõudnud sinna täiskasvanu ikka, kus me võiks ütelda, et jaa, et nüüd see on õnnestunud. Aga on näha küll, et ikkagi aeg teeb head tööd selles mõttes, et on järjest järjest vähem on näha seda, et taust on teistsugune, et kui ta meie juurde tuli, oli ikkagi kuidagi, kuidas ma ütlen, peale vaadates niisugune natuke kodutu tunne, sest ta oli ka oma eelmisest kodust ära kistud. Siis nüüd on nagu see kodu uuesti kuidagi leitud ja selles mõttes on näha, et ta on turvalisemas kohas, mis tähendab, et ta tunneb ennast turvalisemalt, mis tähendab, et ta tõenäoliselt ka teeb turvalisemaid valikuid või käitub rahulikumalt. Et kas see on raske? See kasvatamine on olnud, pigem ütleks, et on olnud väga raskeid perioode. Hetkel mõnda aega juba ei ole raske. Mis ei tähenda, et see võiks kuidagi jälle intervalliga tagasi tulla, aga nii juhtub ka, eks ju. Ootan huviga teismelisi. See on kohe käes. Kuidas moodi siis on, et kui on psühholoogi juurde tõesti jõuavad võib-olla kriitilisemad ja keerulisemad juhtumid, mis siis on need kohad, kus praeguses ühiskonnas te näete kõige rohkem, et need või kui seal nüüd nagu head tuge taha ei saa, et siis nagu läheb väga halvasti, ta kukub ühiskonnast välja, ta hakkab tegema ühiskonna mõttes valesid valikuid ja iseenda mõttes eelkõige valesid valikuid. No võib-olla tuleks nagu täpsustada seda, et olenemata sellest, nii nagu sa välja tõid, eks ole, et olenemata sellest, kuidas laps perre jõuab, kõige tähtsam on see suhe, mida lapsega luuakse. Et meil on ju ka väga palju kärgperesid, kus ju tegelikult ka on minu lapsed, sinu lapsed, meie lapsed ja kui on sinu lapsed, siis olen justkui mina nii-öelda kasuvanemaks ju sinna ja seal on samamoodi selle suhte loomine. Et kõik algab ikkagi suhetest, sellest, kas seal on seda turvatunnet loodud või mitte, kuidas seda teha. See on tähelepanu, lapse kuulamine, talle olemas olemine. Hoolduspere lastega on kindlasti see, et peab olema teadlik sellest trauma taustast. Tihtipeale nendel lastel see on. Kus on võib-olla sellised riskikohad julgeolekul ongi see, kui lapsed ei tunne, et nad kuhugi kuuluksid või nad kaob ära see tunne, et ma olen kellegi oma. Siis lapsed hakkavad otsima oma kohta ja kui ei ole neid turvalisi täiskasvanuid seal ümber, siis nad on nii palju haavatavad ja vastuvõtlikumad sellele, et haaratakse neid kiiresti võib-olla mingisse kampadesse, kus nii-öelda kuulumiseks tuleb võib-olla mingisuguseid tegusid teha või teatud viisil käituda, teatud viisil olla. Et need on sellised riskikohad ja ma ütleks, et
mina olen näinud, et ja sellele teele või jõuavad asendushoolduse lapsed, sellele teele jõuavad ka bioloogiliste vanematega kasvavad lapsed, et ja tihtipeale olen näinud ka seda, kui tullakse ja lastega juba probleemid on üle pea kasvanud, et ei käi nad koolis ja laamendavad ja lõhuvad ja käituvad selliselt äärmuslikult. Siis vanemad ütlevad, et ma ei saa aru, kus see tuleb. Meil on kõik väga hästi. et me peame ikkagi hästi palju lähtuma lapsest, mida tema just konkreetselt vajab ja kuidas talle nagu läheneda. No, selles mõttes meie see fookus on küll nagu hoolduspere lastel ja sellele, et lapsed võiksid siiski enamasti perekondades kasvada, kui vähegi võimalik see on, et natukene keskendume hetkel nendele probleemi kohtadele, et mis lastega kõik juhtuda võib, halvad sõbrad, halvad kambad, narkomaania, alkoholism, kõik need asjad, need juhtuvad ju sõltumata sellest, kuidas moodi sa või millises peres sa kasvanud oled, aga tõenäosus, et seda on võimalik nagu paremaks suunata, on see, kui sul see kodu ja keskkond on hea. Lisandra, me räägime natukene nagu sinust, on ju, aga mitte päris, eks ju. Et sina oled 5 aastat nüüd kasvanud uues perekonnas, olnud uues perekonnas. Kas sa kui me ütleme, et problemaatiline traumaga laps tuleb perekonda, kas sa tunned ennast puudutatuna, kui me nii räägime? Ja ikka, sest rohkem on vaja nagu tegeleda nende probleemidega, kui laps tuleb nagu lastekodust või ka katkises peres, siis ongi nagu need probleemid on väga suured ja nendega nagu tuleb tegeleda. Kui sa iseenda minekut maude perre nagu meenutad ja iseennast toona küll 5 aastat nooremana, missugune sa olid siis? Kas sa olid eriti haavatav või nagu eriti aldis kuidagi libisema kuhugi veel keerulisematesse olukordadesse? Mul ei olnud nagu nii raske, et ma olin ennem hoolduspere, siis olid mulle tugipere, et ja siis 3 aastat hiljem siis nad võtsid mind hooldusperre, et siis ma sain nagu nende juurde kolida. Aga nad olid nagu terve aeg mul olemas ja mul ei olnud nagu mure mitte millegiga. Kas see olukord, kui sa said nende juurde minna, kas sa nüüd tagantjärele ilmselt suudab veel paremini sõnastada, kas see oli see, kus sa said selle turvatunde või selle kodutunde, mida sa vajasid? Ja sain küll, et mind lastekodus kiusati ja mul oli peres hästi palju poisse, kes siis norisid või sõimasid, et nüüd viimased 2 aastat ei ole seda olnud. Kuidas sa ise selle ajaga muutunud oled? Ma olen väga enesekindlamaks läinud, nagu ma ei karda nagu rääkida avalikult neid asju, et kunagi ma ikkagi ei julgenud isegi lava ette minna rääkima, et ja. See on väga suur asi, et sa siin istud ja tegelikult avalikult räägid. See ei ole midagi iseenesest mõistetavat, nii et aitäh sulle sellest. Aga veel, nagu me räägime rändekriisist, siis kuidas see siia üldse sobitub, kui me kohtusime siin vahetult enne ka interneti teel ja rääkisime radikaliseerumisest hoolduspere kontekstis, siis ausalt öeldes nagu natuke võttis mõtlema, et kuidas need 2 asja üldse nagu kokku kõlksuvad. Nii, ja kuidas sul kõlksus kokku? Midagi ma ajan siin ümber kohe, aga ega ei käigi. See mõttes, et ränne ja radikaliseerumine on see lihtsalt ilmselt, kuidas me oleme harjunud seda nägema ja mis kontekstis me oleme harjunud seda sõna kuulma, eks. Radikaliseerumine on tegelikkuses vastandumine kehtivale korrale ja normidele. Radikaliseerumine ja ränne ei ole vastandumine kehtivale korrale, ehk et radikaliseeruda saab väga paljut erinevat moodi. Radikaliseeruda saab grupis, saab üksi ja ütleme ka selline natsi ideoloogia on ka
tegelikult osa radikaliseerumisest. Radikaliseerumine saab olla ka see, kui keegi seob ennast traktori saha külge ja ütleb, et seda hunnikut siit laiali ei aja. Ehk et see on palju laiem mõiste. Ja see oli see, kus ma selle seose leidsin, siis kuidas me siia sobime. Ja. Ehk et tegelikult jälle tulles siia teema alguse juurde tagasi, et me ei räägi kontekstis, et kõik hooldusperesse tulevad lapsed on ilmselgelt radikaliseeruvad ja terroristlikud ja ma ei tea, mis kõik need ilusad sõnu saab veel ritta panna, vaid et see on lihtsalt üks moment kogu sellest spektrist, mis praegu siis fookuse alla võtame, et kui mõjutatavad ja kus suunas need lapsed ja noored eelkõige on. Ja sellest konkreetselt on räägitud üsna vähe. Eks, et kui sa mainisid siin alkoholismi ja suitsetamist ja ma ei tea, võib-olla varastamist ja veel, siis see niš on tavaliselt see, kuhu ei minda ja võib-olla tulekski rohkem rääkida ka sellest. Aga räägi meile, ütle, mis see siis nagu on? Mida peab siis kartma? Et ma saan aru, alkoholi ja küll ma saan aru, kuidas see töötab, mida ma kardan. Narkootikum enam-vähem ka nagu aiman, kus see tuleb, mismoodi, mida karta. Kui mõeldakse radikaliseerumine, siis ma juba eriti ei saa aru, mida nüüd kartma peab. No, kui me räägime noortest inimestest, jällegi, tegelikult vahet ei ole asenduskodust, oma kodust, oma pärisvanematega elavad lapsed, siis tegelikult mida me peame, kõigepealt me võiksime karta iseennast täiskasvanutena, et kas me ikkagi suhtleme oma lapsega, kas meil on oma lapsega see usalduslik suhe, see ei tähenda seda, et me peame kogu aeg olema nagu hästi koos, vaid see tähendab seda, et laps usaldab mind, kui tal tekivad küsimused, kui tal tekivad mured ja kui talle on vaja midagi ühiskonnas, mis toimub, kui talle on vaja seda selgitada. Et selle asemel ei tekiks keegi teine, kes seletab seda potentsiaalselt endale sobivas soustis. Ja siis sealt edasi, millele tuleb tähelepanu pöörata ja seda te kuulete ilmselt igal pool ja on juba ka kuuldud, ehk et muutusi tuleb tähele panna. See muutusi selle lapse käitumises, tema suhtlusringkonnas, tema välimuses, need on need asjad, mida tegelikult tuleb tähele panna, aga see kehtib ka jälle iga teise olukorra kohta. Olles teismeliste laste vanem olnud, siis nagu muutused, neil toimuvad ju niikuinii. Et sa üks päev tahad olla blond, teine päev brünett ja siis on need needid ja kõik need asjad, see kõik nagu tuleb. Et see on kuidagi ju normaalselt suureks kasvamise protsess. Ma küsin, kuidas teie kogemus on oma kõikide lastega, eks ju? Et kas seda on võimalik kuidagi ära märgata, et hakkab viltu kiskuma või see kõik lihtsalt me peamegi aru saama, et uus põlvkond, nad kasvavad, neil on oma protestid, nad peavad selle läbi käima. Jagage mikrofoni. Ikkagi nelja lapse pealt ei saa niimoodi üldistada, et kas on võimalik märgata, et see võib olla meie niisugune oskus või oskamatus. Aga ma saan sellest ohust, et mis võib olla lapsel, kelle kodutunne, niisugune baas kodutunne ei ole veel nii tugev. Või ta ei saagi seda, sest ta elab niisuguses keskkonnas, kus seda ei saagi tekkida. Et kuidas see laps võib olla altim, ma saan sellest väga hästi aru. Et ma võin tuua nagu näite, et kui meie laps meie juurde tuli ja võib-olla isegi veel praegu see paistab silma, et niisugust koduigatsust, et ma tahan koju minna, on võrreldes nende 3 vanema lapsega nagu märksa vähem või praktiliselt ei ole. Et kui tavaliselt laps nagu väsib ära ja siis ta ütleb, et ma tahan koju, siis sellel lapsel nagu on igal pool enam-vähem see kodu. Ja nüüd ma saan aru, et ta võibki minna kuhugi mujale võib-olla palju kergemini, et see on väga mitu aastat aega võtnud, enne kui see kodutunne nagu tekib. Aga nende muutuste kohta ma selles mõttes ma ei oska ütelda, sest et muutuvad jah kõik ja väga äkiliselt võivad muutuda. Lisandra, kui sa nüüd uude perekonda läksid, kas sind jälgiti kuidagi kullipilguga rohkem? Kas sa tundsid, et see iga su hingetõmmet püüti nagu lugeda ja aru saada, mida sa rohkem vajad ja kas sa muutud või ei muutu või kuidas sul on? Kuidas see olukord oli?
no ikka kullipilguga ei vaadatud. Võib-olla sa ei pannud tähele. Ei, no mu ema siis ikka küsis, et kas mul on ikka kõik hästi ja et kuidas mul nagu koolis läheb ja et ta ikkagi oli alati olemas mu jaoks, et nagu kullipilguga keegi nagu ei käinud mulle järgi, et ma just küsin omast huvist, kas see, kui lapsevanem küsib kogu aeg, kuidas sul koolis läheb ja kas sul on hästi, kas see nagu natuke kupuliseks ja vahepeal vihast, et ära rohkem küsi, kuidas mul koolis läks? Ei, no mitte päris, et vahepeal ma olin mingi hilisõhtuteni ja siis mul ema ütles, et tule ikka koju, et sul on vaja eksamiks õppida, et muidu oli kõik hästi, et mind ei seganud see. Oli see meeldiv tunne, kui sa tead, et sind oodatakse koju, isegi siis, kui sa võib-olla ei viitsi minna või tahad teha muid asju parasjagu, aga et sa tead, et see foon on sul nüüd olemas ja nad on seal kogu aeg ootavad tegelikult? Jaa, ikka. Et sa tajusid seda muutust iseenda jaoks? Sama küsimus ikkagi nagu siiapoole ka, et kuidas siis aru saada, et see teismeline lihtsalt ei ole täiesti tavaline teismeline ja kõik need muutused ja tuju kõikumised ja mis see käib, on ju, vaid et siin on põhjust nagu olla valvsam. Õige on see, et nad muutuvad. Imelik oleks, kui nad ei muutuks. Kui ühtegi muutust ei ole märgata, siis peaks minema need tulukesed kindlasti põlema. Ja tegelikult see on ju laste arengu osa, et see on teismeliste arengu osa, et nad peavad hakkama piire katsetama, nad peavad aru saama, kus see nii-öelda see nende mängumaa on, aga kus peab kindlasti valvsaks muutuma on see, kui kaob ära näiteks igasugune suhtlus vanematega, et kui isegi teismeline ütleb sul, ütleb vanemale, et mis väljendi sa tõi, et muutub kupuliseks, et ära küsi või ma ei taha vastata, aga järgmisel hetkel ta võib tulla ikkagi rääkida, võib-olla mitte kooliteemadel, aga muudel teemadel, et kindlasti üks suur ohumärk on see, kui sul lähevad sellised hästi suured salatsemised, kui üldse ei jagata enam, kellega käiakse, kus käiakse, mida tehakse, et üldiselt ikkagi ega need lapsed kõik, nad tahavad olla kuulatud ja tegelikult neile meeldib, et nende vastu tuntakse huvi. Ja see on nende õigus ja see on nende võimalus nendele küsimustele mitte vastata, aga see ei tekita neile pigem nad tunnevad kehvasti, kui nende vastu huvi ei tunta ja ei küsita, kuidas neil läheb. Et ma arvan, et võib-olla sa oskad täpsemalt neid ohumärke välja tuua, aga ma ütleks, et tuleb nagu vaadata niisugust kogu dünaamikat ja üldse neid peresuhteid, et kui tulevad mul perekond ja teismeliste vanemad ütlevad, et laps üldse muga ei suhtle, et ma tahaks, et oleks minuga aus ja avatud. Ja kui me hakkame rääkima sellest, et aga milline see suhtlus oli näiteks enne teismeiga ja seda ei ole ka seal olnud, et siis ei saa ju tühjast kohast tulla, et me peame ikkagi vaatama nagu niisugust dünaamikat, kuidas on olnud see lapse kasvades ja et kuidas see suhe on arenenud, et sealt ta tuleb. Ja muidugi on see, et kui ilmuvad pilti sellised, ma ei tea, kui paljud lapsevanemad on kursis oma laste sotsiaalmeediaga, et kas sinna hakkavad ilmuma mingisugused huvitavad sõnumid, pildid, riietuses, kommentaarides, et nendest tuleb tähele panna, aga jällegi ma ütleks, et see on niisugune dünaamikast vaadatuna. Ja, just täpselt nii ongi. Küsimus on selles kombinatsioonis ja küsimus on selles, kuidas ta ja kui pikalt see kestab ja ma kirjutan alla igale sõnale sellest osast, et minu kabinetis on käinud lapsevanemad, kes on visanud üle ukse lapse, võtnud tal riided seljast ära, öeldud, need on minu ostetud, tehke temaga midagi, mina enam ei jaksa. Nii et ütleme siis niimoodi, et see laps tõenäoliselt ei tunne, et temast hoolitakse, et teda oodatakse ja isegi kui sa küsid teismelise käest ja ta muutub väga kupuliseks küsimuse peale, kuidas sul läheb, võt see on see täpselt, mida sa ütlesid, ta teab, et sa oled seal. Aga kui seda pole kunagi varasemalt olnud, siis nüüd seal teismeeas vanemal öelda, et teed aga midagi, mina olen öelnud nendele vanemad, et mina võingi teha ja mina võingi saada sinu lapsega sellise hea usaldusliku suhte, aga kui sina
noh, väga otse nüüd öeldes, jutt oli pikemavõitu, aga kui sina nagu muutusi endas ei loo, siis sealt sinu ja tema suhte vahel küll nagu muutusi ei teki. Ehk et kõik tahavad kuuluda kuskile. Ja kui ma olen teismeline ja kui ma olen asenduskodu teismeline, mis muudab mu veel palju haavatavamaks, siis kuskil leidub see keegi, kes mind aktsepteerib sellisena, nagu ma olen, ja vot siis ma tahan sinna kuuluda. Ja vot siis hakkavad tulema kõik need pikemaajalised siuksed salatsemised, kadumised, välimuses muudatused ja kõik see, mis sinna juurde käib, mida siis juba tuleb tähele panna loodetavasti võimalikult vara. Me kõik räägime, et noh, mis muutusi hakata jälgima siin praegu, aga ole ja too mulle mõned näited ühiskonnast, mis on siis juhtunud või no mis on see, kuhu see siis välja on viinud või mis sellest noorest või lapsest on saanud, kuhu ta ühel hetkel siis on valinud kuuluda? Mis need radikaalsed kohad on siis, kus ta istub ja mis ta teeb? Ma väidaks, et kuskil, ütleme, narkootikumidega tegelevasse jõuku kuulumine on ise juba üsna radikaalne, aga on tõesti neid selliseid teismeliste poolt, noh, ma ei tea, näiteks muudatus, mida on vabariigis vanemad tähele pannud, on näiteks see, et Mein Kampf on ilmunud koju kuskile läpaka alla või padja alla või voodi alla või veel kuhugi, on ju. On konstrueeritud klassi aastatööna ajaloos natsilaagreid koos gaasikambritega. Ja siin me ei räägigi ju tegelikult ainult vanematest, eks ju, et me räägime ju siin ka pedagoogidest, kes koolis lastega töötab, ka nemad näevad muutusi, meie lapsed on väga palju aega noortega koos. Islami radikaliseerumist ei ole olnud märgata, ütlen igaks juhuks ära siin kaamerasse kenasti naeratades. Aga just nimelt, et see radikaliseerumine jällegi selle juurde tagasi tulles on väga eripalgeline ja me tihtipeale kipume kuidagi tõenäoliselt ebameeldivalt kõrgendatud tähelepanuga vaatama inimest, kes kannab siis pearetti, aga me kipume unustama kõrgendatud tähelepanuga vaadata noort inimest, kelle vanaisaga käis meie vanaema ühes klassis, ta räägib selget eesti keelt, on ilusate siniste silmadega ja ei oskagi nagu kuidagi teda vaadatagi selle pilguga, ehk et see ühiskonnas, ja ma ei räägi Eestist ainult, et see on veits nagu tasakaalust väljas ka, on ju. Eks see on nagu ühiskonna küsimus ka, on ju, et eks noored, neil peab olema võimalus ka oma revolutsiooni teha, on ju, kusagil midagi. Et eks nad ju kipuvad spiraali mööda ajaloos need asjad ja sündmused toimima ja et ega Eesti ei jää sellest kuidagi kõrvale, mis mujal ju juhtub, et kas see nagu peegeldub siia väga hästi või? Ja miks need radikaalsed seisukohad nii kenasti siis kanda kinnitavad tegelikult, on ju. Et kuidas tihti, ja noortele meeldivad reeglid, eks see oli see, mida sa ka ennem ütlesid. Noored hakkavadki katsetama, et kus maal see tema piir on. Ja meie kui täiskasvanute asi on neid piire seada sõbralikult ja järjepidevalt. Ükski sellest, mis ma ütlen, ei ole lihtne, paluks must mitte valesti aru saada. Ja meie asi on neid seada ja siis tekib see turvalisus, et kus ma mängida saan, aga kui piire üldse ei ole, siis see muutub noore inimese jaoks ka äärmiselt keeruliseks. Sest siis ta enam ei tea, kust maalt see lubatavus lõpeb ja siis tuleb keegi teine, kes võib-olla näitab, et vot piirid on head ja sellest ka vahest piisab, noh. Ja eks seda kodus nende piiride seadmisega tuleb nagu ikkagi ju võidelda küll, on ju, et ega siis ei ole nii, et panin piirid ja siis need hakkasid kehtima või kuidas on pereesindajad või kui suurt vaeva tuleb näha piiride seadmisega? Piire võib seada täitsa vabalt igale poole, aga jah, nende kehtestamine on natuke teine asi, et... Mis see teie trikk on? Eks on siuke lõputu seletamine. Et no ma ei tea, lõpuks nad väsivad ära. Ise ei väsi või? Kas ise ei väsi? Oluline vastu pidada. See on vanemaealiste eelis, et nad on vastupidavamad. Maratoni sõidavad vanad mehed. Ikka keskead hakkame sellega tegelema, on ju? Külli.
jah. Ei, aga tegelikult, ega selles mõttes, ega sa võid tõesti ju teha, meil on kodus reeglid ja meil on niimoodi ja meie maailmavaated lähevad sinna suunda ja aga noh, loomulikult ta ju ikkagi juba titest peale neid natuke ikka tönkseb, on ju. Ja ikka hakkab ühel hetkel ajudele ka, on ju, kaua võib. Ma julgen öelda, et me oleme saanud reeglid pidama või enam-vähem niimoodi laias laastus. Et need ja jah, see järjekindlus ja piisavalt ebamugav, kui rikud seda, et sealt ikkagi see mingi ebamugavus seal peab tulema. Milles see seisneb? Mingi näide võib-olla saab tuua? Interneti ajas näiteks, jah. See vist teatud vanuseni saab seda kuidagi korraldada, jah, siis ühel hetkel ei saa enam. Ja. No loodame, et jah, et enam pärast nagu suurematega ei ole vaja läinud niisugusi, aga interneti aeg on väga, väga hea piirang. Lisandra, vaata siin nüüd kõik me räägime, kuidas lapsi kasvatada, on ju, sina oled see laps, keda siin on kasvatatud, eks ju, selle näitena siin meil ainsana. Kas sinul on mingisuguseid konkreetseid reegleid seatud kodus, mis sulle võib-olla esimese hooga võib-olla ka ei meeldi nii palju ja kuidas sellega nagu rahu teha on olnud? No minul on vedanud minu vanematega, et ma ise olin ka väga nagu tubli laps ja väga hea laps, et ei olnud ei joonud ega suitsetanud ega midagi sellist, et mul nagu oli neid reegleid nagu lihtne vastu võtta, et nad ei esitanud otseselt mingeid reegleid mulle, et mis kell ma koju pean tulema või et kui ma ette teatasin, et ma tulengi hiljem, siis nad olid nagu nõus sellega, et mingid kodutööd ja mingid sellised asjad olid natuke harjumatud, aga muidu oli normaalne. See lihtsalt hea laps on ju. Lihtsalt hea laps, jah. Kas see teema, mis me siin ka kõrval ju sul arutame praegu, see, et on palju ohtusid ühiskonnas, eks ju, kõik see sama, et sina ei joonud ei suitsetanud, on ju, aga sa kõrvalt oma eakaaslase, oma sõpru jälgides nähes, kas see on nagu mingisugune reaalne asi, mis noorte elus toimub, et kui sa jääd nii-öelda ripakile, et siis kusagil leiduvad sulle ikkagi head sõbrad, kes sind siis kuhugi oma mõttemaailmaga kaasa viivad? Ja no see on ikka päris suur probleem, et nagu nii paljud nagu suitsetavad nii noores eas ka, et õnneks nagu mul oli lastekodus nagu minu vanuseid, kes olid ka nagu tublid ja head, et kellega ma sain nagu hästi läbi ja kes nagu ei tirinud mind nagu. Aga see surve nagu oli kuidagi, et kui sa ei ole nii nagu meie, siis sa oled ikkagi imelik, jah? Jaa, sellepärast ka mind kiusati, et mind kutsuti hästi palju mingi jooma ja pidudele ja igale poole, aga ma ikkagi nagu keeldusin, sest ma ikkagi olin alaealine ja nagu minu jaoks ei olnud see okei. Kust sul see sisemine jõud tuli, sest et eks nemad ilmselt oli ka alaealised, on ju, kes sind kutsusid. Nendel oli see arusaamine, et see on lõbus ja tore olemas, on ju. Sinul millegi pärast ei olnud seda tunnet, miks? No kui aus olla, siis nad, minu kasvatajad siis ütlesid, et nad kirjutavad minu vanematele ja ütlevad ära kõik ja kui ma midagi proovisin, siis ma ikkagi kartsin, et nagu sa oled lihtsalt reeglitele hästi allutatav laps olnud, et selle mõttes. Aga kui võiks nende korraks selle piiride puhul peatuda, on, mida ma kuulen siit, on järelikult, miks see on ka töötanud, on olnud järelikult piisavalt paindlikud või eakohased piirid, et tihti on ka see, et vanemad tahavad neid piire seada, seavadki neid piire, aga võib-olla ei arvesta lapse arenguga selle juures, ehk et tegelikult 5-aastasele lapsele ei kehti enam 3-aastase piirid, 10-aastasele lapsele ei kehti enam 7-aastase lapse piirid, 15-aastasele samamoodi, et need piirid peavad, reeglid peavad olema ka selles mõttes ajas paindlikud, lapsest lähtuvalt ja teisest küljest piiride olemasolu, nende kehtestamine aitab lastel ka sellist kriitilist mõtlemist kasvatada ja analüüsida, et nad oskaksid teha valikuid, sest tegelikult üks sihtrühm, kes ka kipub
jääma erinevate selliste probleemkohtade vahele kinni, on ka need lapsed, kus võib-olla ei ole antud võimalusigi teha valikuid ja kõik valikud on nende ees tehtud ja ollakse nendega hästi jäigad, et noh, et vanemad otsustavad, mis trennis laps käib, vanemad otsustavad, mis selga läheb, vanemad otsustavad, mida süüakse, vanemad otsustavad kuidas vaheaega veeta, millist teatrit minna vaatama, ehk et kaob ära see kriitiline mõtlemine ja tegelikult on hästi oluline, et jääks sinna paindlikkus ja jääks see ruum lastel kasvada ja katsetada nii valikute tegemisel, piiride üleastumisega kui siis nende järgimisega. Mis saab lapsest, kelle eest nii palju ära otsustatakse, kellel see kasvamisruum on nagu ahtake? Ega ta oli mõnes mõttes ju mugav ja turvaline küll, ega tal ju kuhugi ei kuku, on ju vasakule ka parem, mõnda aega. Mõnda aega, aga mis siis juhtub, kui ta läheb iseseisva elu peale, siis tal puudub teadlikkus ja oskus teha valikuid. Näiteks üks koht, mida ka oma tööpraktikas olen näinud, on see, et seksuaalvägivalla ohvriks langevad naisterahvad. Mitmed on olnud tõesti sellistes peredes, kus ei ole olnud kohta, kus ta on saanud teha ise oma valikud ja siis puudub ka see oskus teha valikut ka oma partneri, et kas see on okei või see ei ole okei. Et tegelikult see on hästi tähtis, et me ei tõmbaks lapsi nagu liiga kinni, aga teisest küljest, kui me ei anna ka mitte mingisugust, anname jällegi nagu piirid hästi vabaks, siis ta jällegi ei oska sellega nagu midagi teha. No kui hooldusperre tuleb laps võib-olla, kui mitte väga väiksest peast, aga ütlemegi seal juba natukene suuremast peast, siis kuidas pidi oleks siis õigem või loogilisem, et kas need piirid ikka rohkem nagu kokku või kui ta seal teismeline on, et tal peabki olema rohkem vabadust, et selle pinna pealt seda usaldust ehitada või kuidas see siis nagu õige või loogiline oleks? Sest ilmselgelt, te ütlesite ka, et kui tuleb hoolduspere laps, ta on traumakogemusega, nii ehk naa on ju, muidu ta hooldusperet ei vajaks. No kõigepealt peab esiteks aru saama, mida tähendab traumataustaga laps ja selles mõttes ma peaks ütlema, et Eesti riik on täna teeb väga head tööd selle nimel, et nii-öelda need lapsed, kes on ju asendushooldusel, need on riigi lapsed ja riik tegelikult teeb väga suurt ettevalmistust selle nimel, et kui tuleb pere, kes tahab võtta selle lapse enda hoole alla, et riik veendub selles, et neil on teadmised ja oskused, vähemalt need on antud. See, kuidas see praktikasse jõuab, praktika näitab seda, elu näitab seda. Ja kui tuleb laps, siis kindlasti on oluline kõigepealt õppida tundma, et ma arvan, et neid piire jõuab seada küll ja küll, aga kõige olulisem on luua selline hea turvaline keskkond, kuulata last. Võimalusel tegelikult peaks laskma lapsel üle võtta sellised turvaelemendid, mis tal on siis olnud kas siis lastekodus kasvades või turvakodus kasvades. Näiteks? No näiteks võtame õhturutiinid. Et tegelikult ei peaks alustama sellest, et meil on kodus sellised õhturutiinid ja kõik peavad käima sellise radapidi, et võib-olla on alguses olulisem hoopis jälgida, kuidas laps oma õhturutiine läbi viib, et kas tal need on, kuidas ta üleüldse selliste igapäeva asjadega toimetab ja alles siis on võimalik nii-öelda sinna sisse hakata neid panema, sest kui tuleb laps võõrast nii-öelda võõrasse perre ja kui tal on ette antud, sa pead tegema seda ja siis rutiinid on meil sellised ja siis puhkeajal me teeme neid asju, siis seda kõike on liiga palju tema jaoks. On vaja aega kohanemiseks. Iga kohanemine võtab aega, psühholoogias me räägime pool aastat kuni aasta on see siuke esimene ring ja selles mõttes kõige olulisem on alustada suhtest, tundma õppida, rääkida, kuulata, olemas olla. Lihtsalt näide. Teismeline laps läheb hooldusperre, aga ta on üsna vabal käigul olnud enne seda, eks ju. Tal on sõbrad, kes võib-olla ei ole kõige paremad, nendega on hea võtta viina või midagi muudki suitsetada. Polegi vanust nii palju, 12, 13, 14. Tal on see hoolduspere, nad tahavad talle parimat, nad tahavad ta saada õigele teele, et tal hakkaks hästi minema. No ütled talle ära joo. No sa lähed taga tülli.
no kuidas see käib, kuidas see selle koha pealt käib, et ära suitseta, no palun ära suitseta. Kuidas sa saad selle normaalse terve suhte sinna taha ehitada, kui seal on tegelikult neid murekohti juba eos nii palju ja sa ju vastutad selle lapse eest ka, sa tahad, et ta kasvaks terveks, ta sööks õigeid asju, teeks trenni, magaks ilusasti, ei oleks liiga palju netis, et kõik need asjad, see tuleb ju pauhti. Ma ei saa ju öelda, et pool aastat võtta ikka natuke viina edasi ja siis katsume võõrutada, on ju. Et siis nii, kuni me harjunud oleme. Et ja midagi lähme lahjemale üle ja ei, vot ei tea, on ju. No see on väga okei ja see ongi Eesti riigis paika pandud, et alaealistel ei ole lubatud alkoholi tarvitamine. Ja ma just ütlen seda konflikti kohta, kuidas seda pehmendada, seda üleminekut. Ja no oluline, kui me räägime kas või näiteks valetamisest, siis tegelikult kui väikesed lapsed õpivad valetama, siis lapsevanemad peaksid plaksutama, et nad on ära õppinud sellise imelise oskuse, et nad suudavad kinni hoida tõde ja siis luua mingi uus info sinna peale, on ju. Et see on imeraske, see on väga-väga raske. Aga teismelistega tõesti selles mõttes, et kui me, ja noh, miks ma selle valetamise sisse tõin, ehk et ka, et okei, me võime nii-öelda oma mõtetes plaksutada, aga me ikkagi toome välja selle, et me ei valeta, me ei tolereeri valetamist. Samamoodi on alkoholi suitsetamisega. Me ei tolereeri seda. Et noh, meie peres on nii ja tegelikult kogu ühiskonnas on see nii, et see on siuke nii-öelda üldine arusaamine, aga nüüd ongi võib-olla küsimus selles, et kui ta on sellest üle astunud, et mida siis tehakse, et kas seal tuleb nagu kohene karistus või meil on võimalik korraks istuda maha ja rääkida sellest. Mitu korda peab istuma ja rääkima enne, kui konflikt läheb nii suureks, et see laps ütleb, et tegelikult mul ei ole teie juures tore olla, ma tahan tagasi sinna kuskile mujale ja edasi. Reaalsed olukorrad, ma ei mõtle seda välja, see on päris elu, on ju. No mul on just üks laps, tema küll ei kasva praegu peres, ta on perekodus. Temal läks 1,5 aastat aega, enne kui ta harjus sellega ja ta ei igatsenud enam selle kamba järele, kellega koos teha kogu keemiatabel läbi. Et see võtab aega ja need ongi, nagu siin vanemad ütlesid ka, see on maraton. see ei ole kiire, seal ei ole neid kiireid lahendusi, et tuleb anda aega endale, tuleb anda aega sellele lapsele. Aga mingid selles mõttes põhiasjad peaksid ikkagi olema paigas, on ju, et me ei joo, ei suitseta ja me räägime sellest ja siis me räägime sellest uuesti ja siis me räägime sellest veel. Siis me räägime sellest veel. Ma lihtsalt, kui mina oleksin sellises olukorras, siis ma ja jube hea on sükst juttu rääkida siit paneelist, on ju nagu väga okei, aga lihtsalt küsimus ei ole ju selles, et mina vanemana, hooldusvanemana pean kõigega üksi hakkama saama. Selles mõttes, et tulebki, need piirid tulebki paika seada, sa peadki rääkima, kuidas just oligi see, et sa räägid ja räägid ja räägid ja siis räägid veel kord ja siis su kannatus pannakse totaalselt proovile ja minu abikaasa õde ütles, et tema käis ühel hetkel metsas karjumas lihtsalt sellepärast, et tal oli nagu niimoodi oli mõõt täis ja siis ta tuli tagasi ja rääkis edasi ja nii oligi ja lisaks sa ei pea tegelikult kõike üksi välja mõtlema. Tegelikult, nagu sa ka ütlesid, et tegelikult Eesti riik teeb päris mitme koha peal päris head tööd ja samamoodi on võimalik küsida abi oma lastekaitsespetsialisti käest, minu pärast ohvriabitöötajalt, lasteabist, kui sa oled hoolduspere, siis minule teadaolevalt ja vabandust, kui ma eksin, peaks olema ka tegelikult tugi olemas hooldusperedele, ehk et sa ei pea üksi kõiki neid lahendusi välja mõtlema ja see ei saagi olla eeldus, et nüüd see laps tuleb ja ta ongi tõenäoliselt okei, see nüüd ei ole õige. Paljud neist ongi tõenäoliselt olnud kuskil ja tarvitanud midagi, mida ei peaks ja selles mõttes, et ega siis illusioone ei ole ka mõtet luua, aga ka sa pead endale täiskasvanud inimesena aru andma, et sina pead sellega tegelema ja sina pead neid lahendusi välja mõtlema ja neid lahendusi tegelikult on olemas ja mitte hoidma neid endale ja mõtlema, et kui ma nüüd kellelegi räägin, et siis ma olen nagu läbi kukkunud. Umbes midagi sinna, siukest ma tahtsin juurde öelda.
Külli Ahto, maratonijooksjad või läbijad. Mis te siis teete? Käite ka metsas karjumas, kui parasjagu enam ei jaksa rääkida või kus see teie maandamise punkt on? Et ega detailidesse laskumata kindlasti on olnud hetki, kus on ikkagi olnud keeruline. Ei, no see on ju kõigi lastega ilmselt niimoodi, aga ma ei tea, kui saab vahepeal natukene omaette olla, siis läheb jälle paremaks. Et tuleb jagada. Et hooldusperedel on tõesti tugi olemas ja lastekaitsespetsialist käib ju vaatamas, et kuidas asjad on. Et selles suhtes, mulle tuligi mõte see radikaliseerumise suhtes on, hoolduspered on nagu rohkem jälgitud kui paljud teised pered. Külli. Et on olukordi, sa tõid näiteks siin, et näiteks see 2-13-aastane, kes tuleb, suitsetab ja joob, et on olnud olukordi, millega ma ei olegi hakkama saanud, et mida tagantjärgi oleks pidanud hoopis teistmoodi tegema, et liigun edasi, lihtsalt annan andeks endale. Mind on väga aidanud see, et meie pere sai peretoe mingi hetk. Mis see tähendab, kui on peretugi? Üks vastava ettevalmistusega inimene, kes korra nädalas suhtlesime ja meil läks väga hästi, sest ta tundis meie last ka juba varasemalt, nii et niisugune pikk loo jutustamine, mis tihti, kui nüüd nagu näiteks on jälle, kui on abi vaja ja me oleme seda mitu korda küsinud, siis tihti see algus võtab väga kaua aega, sest minnakse kuhugi kaugele tagasi ja hakatakse tulema, et meie selle peretoega oli siis väga hea see, et ta tundis juba seda last ja juba ka natukene meid varasemalt, et minul oli sellest suur abi, sest mõned küsimused olid, mille peale ise ei oskaks tulla ja ma sain tegelikult head nõu ja ma ise käin ka supervisioonis, et see on siis korra kuus on siis niisugune hooldusperede seltskond ja siis kogenud niisugune ringi juhataja või see ring selles mõttes, et me istume ringis ja siis arutame ja teiste kuulamine aitab iseennast väga palju. Ja mind aitavad väga raamatud, et huvitav nendele lapsendajatele, hooldusperedele on täiesti niisugune, kuidas ma ütlen, lausa niisugused, eneseabiraamat umbes nii, et on niisugune probleem ja siis võtad ette ja siis ajad sealt näpuga järge ja see tegelikult aitab, et kui ei oska mitte midagi teha, kui nagu endal jaksu ei ole, siis teedki umbes nii nagu raamatus on ja vähemalt ei see sa siis seda kõige halvemat varianti, et see võib seal kusagil piisavalt hea olla või ma loodan selle peale, et on. Tunnetuslikult erisus nii-öelda bioloogiliste laste kasvatamise, hoolduspere lapse kasvatamisel. Kas siis oli ka näpuga raamatust järgeajamist või see on nagu ikkagi midagi, mis tuleb endale väga teadvustada, et sul on nii-öelda eriolukord, sa oled selle eriolukorra lahendada võtnud ja siis nüüd lähed? Jaa, absoluutselt. See on selles mõttes, et kui need beebi tuleb, siis neid esialgseid vajadusi või küsimusi on ikkagi väga vähe ja need tulevad pisitasa juurde. Et lapsed lõpuks on suhteliselt sarnased. Oma erinevate käitumistega, oma erinevustes on nad suhteliselt sarnased, jah. Aga selle hoolduslapse puhul sa saad nagu kõik ühe korraga ja siis veel mingid teemad, millega ei ole kokku puutunud. Et seal on lihtsalt nii palju ühe korraga, millest ei pruugi jõud läbi käia või üle käia, et samamoodi kui me enne oli see piiri jutt, et teiste lastega ma nagu ei mäletagi niisugust piiride seadmist, et meil ei ole olnud mingit kojutuleku aegu, on ju ei ole? Üldse ei olegi olnud kojutuleku aegu, sest see ei olegi teema. Et kui ta tuleb hiljem koju, ma tean, et ta tuleb ja see on nagu, ta ise ütleb, et täna ma tulen hilja. Siis selle hoolduslapsega see peab olema, muidu ta ei tuleks. Tal ei ole nagu niisugust tunnet, et kuidagi mingi kell on vaja koju jõuda, et ta võiks lõputult olla. Et selles mõttes on küll erinev, jah. Kui me jälle kasutame seda sõna siin radikaliseerumine, mis meil siin eelnevalt oma vestlusest ju läbi jooksis, ehk siis see tuleb koos
mingite teiste inimestega, eks ju. Ma ei taha öelda võib-olla sõpradega, aga eelkõige vist teiste inimestega läbi sotsiaalmeedia, äkki läbi mingi kirjanduse, kuigi ma kahtlustan, et praegusel hetkel ikka eelkõige enne läbi inimeste ja läbi sotsiaalmeedia. Kuidas see tuleb? Küllap me ju teame, kuidas esiteks on erinevad algoritmid seadistatud, on ju, et kui sa hakkad otsima midagi mingi märksõna järgi asju, siis sa hakkad neid ka leidma ja sealhulgas, kui sul näiteks mõni sõber jagab midagi ja sinna peale sa klikid, siis hakkab sulle seda ju järjest rohkem peale tootma. Nii et see on kindlasti esimene koht, kus ja sealt tekib ju sul huvi ja sealt sa otsid edasi. Ja siis on muidugi ei saa jätta mainimata, et on ka ju olemas täitsa värbajad, eks, kes otsivadki inimesi, kes võib-olla tunnevad ennast veits üksikuna, kellel on vaja kuhugi kuuluda. Kas see on reaalne Eesti elu praegu või sa räägid kuidagi üleüldse? Eestis sellist värbamist ei saa küll öelda, et oleks nüüd nagu iga teine peaks nüüd kõik, me peaks üksteisel otsa vaatama ja iga teist on värvatud kuhugi. Aga see kindlasti värbajad on olemas. Ja värbajad on väga tugevad psühholoogid, natuke nagu ka igasugused erinevad väärkohtlejad. Ehk et nad on samasse, ütleme niimoodi, et samasse kaalukategooriasse lähevad, nad on suurepärased manipulaatorid ja nad oskavad suurepäraselt tekitada selle fooni inimesele, mida ta tunneb, et mida tal just täpselt ei ole. Ehk et see miski, mis temaga teeb eriliseks ja tähtsaks ja oluliseks ja kus teda oodatakse. No täiskasvanulgi on tegelikult sageli manipuleerivate inimestega raske toime tulla, eks ju, rääkimata siis lastest, teismelistest või siis haavatavatest lastest või haavatavamatest lastest, nagu me siin räägime, kes on traumakogemusega lapsed ja otsivad seda oma pidepunkti või turvatunnet. Kuidas seal kõrval nüüd selle uue turvalise inimesena või selle hooldusvanemana ära reguleerida, et sa ei suhtle selle inimesega, kuidas ma saan keelata, see on minu uus sõber. Või ma leidsin omale sõbrad, et ei tohi, ma ei luba, kuidas keelan ära. Kui see on teismeline, siis ta hakkab mässama, 10-aastase veel keelad ära, on ju. Aga kuidas see olukord? Ma ei teagi, kelle poolt? Kes tahab alustada? Kaisa? Me oleme juba 2 mikrit omale ära aranud. Jah, see on väga hea. Nii, ühesõnaga ma saan praktilise poole pealt öelda sisuliselt seda sama, mida ma just ennem ütlesin, et tegelikult inimesed pöörduvad. Inimesed ütlevad, et näeb, mul on tekkinud näiteks lapsel mingisugused tuttavad või mingisugused asjad koju, mis viitavad millelegi, mis ei pruugi päris hea olla. Ja ma ei räägi siin valge pulbriga kotikestest, on ju. Ja tullakse ja tegelikult ka minule teadaolevalt ka politsei näiteks räägib noortega ja tehakse igasuguse ma ei tea, koolitusi ja teabepäevi ja spetsiaalsed programmid. No just, et just nimelt seda teadlikkust suurendada, sest vaata selleks, et me nagu tahame, et midagi märgatakse, aga selleks, et seda midagi märgata, selleks on vaja seda teadlikkust ka tõsta. Ehk et inimene tõesti ja tegelikult minu isiklik ideoloogia umbes 20 aasta see staaži jooksul on olnud see, et kui asi puudutab lapsi, siis ma pigem parem alustuseks reageerin veits üle, kui jätan üldse reageerimata. Sellepärast, et minu mittereageerimisest võib sõltuda päris palju, kas või selle ühe inimese eluseks. See on, ütleme siis kunagi oma tööd alustades, ikka ju inimene mõtestab endale oma kuidagi eesmärgid. Nii et ja ülereageerimine ei tähenda seda, et keegi jookseb niimoodi inimese kuju puust ukse sisse või seina sisse, on ju. Vaid see tähendab pigem seda, et sa lähed ja arutad kellegagi, kellel on selles valdkonnas rohkem teadmisi ja siis sealt edasi ka seda, et mida antud olukorras teha saaks nii, et keegi ei saaks ka liigselt liiga. Ei saaks liigselt, ei tehtaks liiga vanematele, ei tehtaks liigselt liiga lastele ja ei tekitataks nagu seda reaktsiooni, et ahah, mina olen süüdi, sest kui inimesel tekib see tunne, siis on otse uks kinni ja sealt uksest sisse tulla juba on päris keeruline. No. Kuidas moodi nii öelda, halvad sõbrad ära elimineeritakse? Selgitades, et lapsele tuleb maraton. Lapsele tuleb, et kui me keelame ilma põhjenduseta, siis sellel on vähe kasu.
et ikka on vaja rääkida, selgitada, põhjendada, et ma lastega töös ma tegelikult, kui lapsed küsivad küsimusi, miks, siis mul on juba see, et jess, töövõit, et see on nii oluline, et nad õpiksid neid küsimusi küsima ja nüüd on väga oluline, et need täiskasvanud laste ümber õpiksid neile ka vastama. Et ja lapsed küsivadki täpselt nii kaua seda miks küsimust, kuni nad saavad oma ammendavad vastused, ehk et samamoodi, kui me midagi keelame, seal juures on vaja selgitada, miks see vajalik on, miks on see temale ohtlik, teisest küljest tõesti, kui ise ei oska, siis küsida abi. Ja mis tegelikult mul tuli ennem see mõte ka veel, et see käib nii turvatunde loomisel, suhte loomisel. Kui laps on tulnud koju, ma ei tea, purjus peaga, et võtta see laps, minna temaga, ma ei tea, teatrisse, kohvikusse, väljasõidule, teha midagi temaga koos. Ehk et ka tegelikult selliste positiivsete asendustegevuste pakkumine juba vähendab võimalusi, et tal on kokkupuuted nende mittesobivate teiste inimestega või et ta astub radadele, mis võivad talle endale ohtlikud olla. Aga lõputult ei ju ära valvata, on ju, sest et teismeline tahab oma käike teha. Ja, aga võt siin ongi, et mida rohkem anda lapsele selgitusi, seda rohkem tekib tal endal ka kriitilist mõtlemist, et ta suudab hakata siis analüüsima, et kas see on talle kasulik või see on talle kahjulik. Lapse kasvatamine on keeruline lugu, eks ole, ja see tekitab, me räägime siin perekond ja lapsed kui julgeolek ja tulevik ja turvaliselt kasvanud lapsed on ühiskonnale heaks garandiks, siis jah, ühelt poolt me saame sellest aru, eks ju, ja teisalt, kui sa pead nagu reaalselt seda tööd nüüd tegema hakkama, et võtan omale võõra lapse perre kasvada, siis see on nagu ühe töökoha juurde võtmine või? Teile, jah? Ei, see nagu, ma ei ütleks niimoodi, see ilmselt sõltub. Lapsi on igasuguseid ja igasuguse lapse kasvatamine on töökoht. Absoluutselt. Mis see teie isiklik motivatsioon on või miks teie seda olete otsustanud teha? Me rääkisime autos siia tulles. Et seda küsimust küll ei tahaks, on ju? Ei. Ja siis mõtlesin Ahtole, et seepärast ta vaatab, et tema ütleks, siis ta ütleks, et kas ma ütlen, et Külli käskis või Külli ütles, laias laastus oli nii. Et jah, ju see oli minu surve. Ma arvan, et see suuresti tuli sellest, et mul on peres, kus ma kasvasin, et seal juba meil oli tänapäeva mõistes niisugune tugilaps või et see teema iseenesest ei olnud võõras. Et see oli niisugune mudel või ma ei tea, peremudel või mingi toimimismudel, et pere juures ongi ka teisi inimesi ja lapsi, kellel muud kohta ei ole, et need võivad ka sinna kuuluda. Mitte küll niimoodi ei elanud alaliselt meie juures see laps. Ja siis oli juhus, üks, mis pani rohkem sinnapoole, liigutas. Et meil see esimene niisugune kokkupuude oli pigem hooldusperena oli siis juhuse läbi. Ja nüüd lõpuks, et see laps tuli meie juurde, siis ma ütleks nii, et mulle väga meeldis ema olla, et kui lapsed olid väikesed, et oli nagu, ma nautisin seda tõesti, et ja nüüd nad hakkasid suureks kasvama ja siis mulle tundus, et kas nüüd ongi läbi, et meil on veel nii palju anda ja kõik on olemas ja et nii palju ennast kasvatanud vanemaks ja siis need ressursid lähevad raiska. Aga ma eksisin mitmes mõttes, et esiteks need lapsed ei kasvanud üldse nii ruttu suureks, need teised vanemad ja meil oli veel õppida küll ja küll ja et tegelikult oli ikka veel palju õppida, kuigi ma arvasin, et me oleme juba päris niisugused osavad, aga õppisime veel edasi. Ja selles mõttes läkski hästi, et meil ongi nagu väiksem laps ka kodus ja ongi tore. Et see oli see otsus ja tõesti oli ka see, et ma arvan, et peabki elama oma elu nii, nagu sa tahad, et asjad oleks. Et mulle tundub, et lapsed, need, kes vähegi saavad, peavad perekonnas kasvama ja meil nagu oli ka võimalus siis selles suunas liigutada midagi,
et seal oli juures ka niisugune ühiskondliku vastutuse osa, aga see ei olnud nüüd see, mis määras, aga seal tegelikult oli. No see on see, mida justkui tahaks ühiskonnas kasvatada, et seda ühiskondlikku vastutuse osa laiendada ja et kõik need lapsed, kes veel ei ole oma kodu leidnud, siis vist on kõige õigem öelda, et alles otsivad neid perekondi, kelle juures nad saaksid kasvada, neid on ju 700 vist, me räägime siin arvudest, et see on ju tore küll mõelda, mul on õudselt hea meel, et teie seda tegite, et kas mina teeks, on ju, et see otsus või julgus sellega pihta hakata, mis te kaotasite? Ma ei tea, et ma oleks midagi kaotanud. Aga ma ütleks selle kohta, kuigi initsiatiiv selle hoolduslapse võtmiseks on selgelt küllilt, siis peres, et see ei oleks nagu võimalik, kui mõlemad vanemad ei oleks 100% selle taga. Et see on niivõrd, tegelikult sama teist lastega üldse, et ikka mõlemad vanemad peavad seda tahtma. Et see läbirääkimise osa oli ikka niisugune, oli väga-väga pikk, et oli paar aastat, kui me ühele lainele nagu saime või? No jah, ütleme, kuna see algus ei olnud ka nii lihtne. Sattus COVID-i ajal, et see meil läks, selles mõttes oli keeruline, et oli midagi, millega me ei osanud arvestada. Et kui ta tuli meile, siis koolid jäid kinni ja siis me olime järsku seal kõik koos ja keegi välja ei saa. Ja, et see oli ka nagu tegi natuke keerulisemaks, sest ei jätkunud see igapäevane rütm, vaid oli väga-väga palju muutusi. Aga lõpuks jälle võib-olla oli hea, sest me olime palju koos ja lõpuks nagu see võis ka aidata. Ja sinna kõrvale tegelikult ju hooldusperede puhul sageli räägitakse, et see ei ole ainult teie oma väike pererakuka, teie sõbrad, ma ei tea, teie vanemad või naabrid või kes teie lähiringkonda kuuluvad, et nemad peaksid olema sama palju kaasatud. Kas see osa on teil lihtsalt tulnud või olete jäänud mõnedest inimestest oma elus ka ilma, sest et teiega on nagu keeruline? See osa on olnud nagu täiesti väga hästi laabunud, et kõikidest lähedastest on olnud ainult abi ja niisugust me ei ole vist kordagi kogenud mingit negatiivset kommentaari. Ma arvan mitte kunagi, ei sugulastelt ega sõpradelt või niisuguseid kahtlusi ja veel, et me oleme ka igal pool ümber, et niimoodi seal piirkonnas, kus me elame ja lapse mängukaasast ja nende vanemad ja õpetajad ja meil on kuidagi inimestega on läinud väga-väga hästi. Olete te ise olnud avatud rääkima kogu aeg, mis seisus ta on, teil on uus laps ja et te nüüd on teil niisugune olukord? Lapse puhul kindlasti ei räägi väga palju asju, et aga see ei tulene meist, vaid see tuleb sellest, et me lihtsalt ei räägi lapse isiklikke asju. Aga selles mõttes, et on hoolduspere või niisugust asja, jaa muidugi, aga avatult räägime spetsialistidega. Lisandra, siit tulenevalt tegelikult sulle see küsimus, et kui sa mõtled oma noore elu peale, et mis sa kõik oled läbi teinud ja kus sa elanud ja kasvanud oled ja kes on need inimesed su ümber olnud. Et kui sinu käest praegu küsida, et kes su perekond on, kas sul on sellele sellist ühest vastust? No, see on raske küsimus, aga ilmselt mu hoolduspere ikkagi. Et ma olen nii kaua nendega koos olnud, et nad on nagu mu nii-öelda päris vanemateks kujunenud, et nad on nagu väga-väga kallid mulle. Kas seal ümber on veel teisi inimesi? No mu enda vanemad, et ma ikkagi suhtlen nendega ja käin külas, aga mul ei ole nagu nii lähedast tunnet nagu enda vanematega kui mu hooldusperega. Kas sinu elu on selles mõttes muutunud, kui sa oled nüüd viimased 5 aastat elanud teises perekonnas? Mismoodi ta on muutunud? Kas sinu elu on muutunud? Mismoodi ta on muutunud? Nagu igapäevane elu? Kindlasti. Ma olen jäänud ühte kooli, et kui ma elasin oma päris vanematega või elasin lastekodus, siis ma kogu aeg vahetasin iga 2 aasta tagant nagu kooli.
aga nüüd ma olen nagu ühes koolis olnud, mul on kindlad sõbrad tekkinud, mul on ka jah, otseselt nagu muutunud ei ole, aga mingi stabiilsus nagu on, jah? Stabiilsus on. Sa pigem hindad seda heaks enda jaoks? Kui me võtame siin samas Külli ja Ahto näite, eks ju, et nad võtavad lapse ja neil läheb nagu üsna niimoodi kenasti, on perekonna ümber nii-öelda turvavõrgustik ja sõbrad, siis ühiskonnas tervikuna kõik ei võta omale kasuperre lapsi. Aga me näeme, mul on ka sõbrad, kellel on mitu last võetud samamoodi ja kasvatatud ja kuidas seal kõrval olla toeks või abiks nendele perekondadele? Nendele peredele, kes siis võtavad lapsi või omale kasvada enda juurde? Avatud olla nende perede suhtes. Minul isiklikult on hästi suur austus ja tänutunne üleüldse nende inimeste suhtes, kes töötavad perekodudes, kes on näiteks kasvatajad lastekodudes ja nende perede suhtes, kes on olnud valmis võtma enda perre kasvatada mitte oma bioloogilist last. Aga toeks olles on see, et kõige olulisem ongi, et nad on ju üks pere ja see laps kuulub sinna perre ja võttagi seda peret sellise ühtse perena ja ma võib-olla ei saa päris täpselt. Ma mõtlen, vaata, et keegi just siin ka hiljuti oma kogemusest rääkides ütles niimoodi, et katsuge natukene nagu rohkem ära kannatada või et kui ta teeb võib-olla, see laps siis on ju, et mingisuguseid käitub natuke võib-olla mitte nii distsiplineeritult või nii ootuspärast, et kõrval olevad inimesed võiks rohkem ära taluda ja lihtsalt lasta tal olla ja läheb paremaks. Seda küll, et need ümber olevad inimesed on selline siis, ma ei tea, klassikaaslaste vanemad, lasteaiarühmakaaslaste vanemad, enda pere, laiendatud pereliikmed või sõbrad, et jällegi see teadlikkus sellest, et see lapsel on võib-olla see nii-öelda keeruline taust, ei peagi ju täpselt detailideni teadma. Ja kui see on selline üleminekuperiood, harjumine võtab aega, siis et seda aega võiks anda kõik ümbritsevad inimesed seal ümber ja sellest nagu aru saada, et see on keeruline, et kui sa justkui oled, kujutan ette, õpetaja koolis, sul on seal 27 last ja igaühel on mingisugune oma vajadus ja üks hakkab siis kuidagi eriti mässama, et kuidas sa siis lood seda, et ühel on lubatud ja teisel ei ole lubatud, aga ma arvan, et see on jällegi selline vestluskoht, suhtekoht. Me räägime klassis võib-olla kuidagi avatumalt nendest asjadest, et ja ma kindlasti julgustan tegelikult ka küsima, et see, kelle käest küsitakse, temal on õigus otsustada, kas ta siis vastab või ei vasta. Aga kui meil tekib mingisuguseid küsimusi või kahtlusi või me näeme perekonda, kus on juurde võetud laps ja meil tahaks millegile nagu vastust saada, siis seda küsida, olla olemas. Ja lepime siis sellega, kui me vastust ei saa ja kui me saame vastuse, et püüame ka siis selle vastusega nagu hakkama saada. Selline võimalus on ka, et kui keegi tahab nagu sõna sekka öelda või küsimusi küsida, siis tuleb käsi püsti tõsta ja siis kenasti küsida. Mina kahtlustan, et sealt ei ole küsimust, et seal on mingi muu asi. Aga kes siin paneelis on osalenud, praegu on mõtteid, andke siis teada. Praegu ei tulnud ühtegi. Ja no vot, olukord on ju, hakkame lahendama, kas istume laua taha ja räägime või siis ignoreerime, eks ju. Teeme teist praegusel hetkel. Ja, aga ma kuulan tabatvat mõtet. Ja, mind tabas üks mõte, väga meeldiv härrasmees. Me kuidagi, mitte ainult siin, eks ju, vaid me üldse nagu räägime, et kuidagi meie täiskasvanud
kuidas me siis ütleme, saame erinevate muredega hakkama, mis on seotud lastega ja siis kuskil on need lapsed, on ju. Ja siis nemad mõtlevad, et kuidas nad huvitav neid täiskasvanuid sööma peaksid. Aga ma jõuan selle mõttega kuhugi küll, et ma täitsa huupi pakun, et me kõik siin täiskasvanud oleme olnud üldsegi mitte eriti ammu ise ka lapsed. Ehk et tõenäoliselt ei ole meiega ka olnud väga lihtne ja siis oli mingi teine põlvkond, kes rääkis, huvitav küll, mismoodi nendega hakkama saadakse. Ehk et mu jutu mõte on see, et ja seda me peame harjutama. Selleks me ei ole üldse ju tegelikult veel kuidagi valmis ilmselt, aga meie asi täiskasvanutena, tänaste täiskasvanutena ju võib-olla oleks mitte unustada ja kuidagi teha oma otsused vastavalt sellele, mida me ise oleme kogenud ja teisest küljest me täna oskame tegelikult täitsa kindlasti märgata rohkem enda kõrval inimesi, kes mis iganes põhjusel võivad vajada abi. Ja kui inimene vajab abi, siis on ju täitsa okei küsida, et kas ma saan teid aidata. Ja nagu, et kokkuvõttes me oleme üks ühiskond, et ei ole seda meie ja teie ja nemad ja sina ja nii edasi. Et see veits haagib sellega, mida sina ütlesid, et kui me et kui me teeme asju koos ja kui me räägime asjadest ja kui me oskame neid märgata, siis me ei räägigi üldse enam nii paljudest sellistest igasugustest negatiivsetest ilmingutest. Need jäävad alati jääb teismeline, kes joob selle siidri ära, on ju. See nagu täitsa tõenäoliselt, ma sinust ei räägi, aga tõenäoliselt on neid noori ikkagi palju. Küsimus on ju selles, kas ta tuleb pärast seda koju ja kas ta siis julgeb seda pärast näiteks oma vanematele tunnistada ja see siidri näide laieneb nagu erinevatele võib-olla mitte nii positiivsetele asjadele, mis noore inimese elus juhtuda võivad. Küsimus on selles, kas ta tuleb ja kas ta räägib ja sellest, kas ta tuleb ja kas ta räägib, see tegelikult on kokkuvõttes ikka jälle tagasi vana hea rääkimise, omavahelise suhtlemise teema, nii et sellest me kuidagi nagu ei pääse. Ja mõnel tuleb lihtsalt see rääkimine oma lastega kuidagi lihtsamalt ja loomulikumalt välja kui teistel, on ju, ja juba loomuomaselt, on ju, et ongi raskem. Aga sa tõid tegelikult hästi toreda momendi, on ju, sisse, et juba meie vanematel oli meiega raskusi ja vanavanematel meie vanematega ja mu ema siiani räägib, kuidas pedagoogist ema pidi maa alla vajuma, kui ta läks siis, ma ei tea, 60-ndatel või nii lühikese seelikuga, mis kattis vest. Ja et öeldi talle õpetajate toos, et laps tuli püksata kooli ja seda häbi. Ja õigus oli probleem, millega tegeleda. Praegu ei ole, me isegi ei saa aru, kus probleem on, eks ju. Et kas meie oma probleemidega, omast põlvkonnast tulnuna neid lapsi kasvatades, me ikkagi päris täpselt adume ja saame aru, millega nemad seal võitlevad ja mis see nagu päriselt probleem on. Et kas see probleem, kas see on nagu probleem, et ta pani selle nina rõnga või? No ei ole, tegelikult ei ole, eks ju. Aga meil kunagi ei pandud, kus sa lähed selle ninarõnga, et kus kohast on nagu need asjad, mis siin nagu käivitama peaksid ja millel sa siis lased olla, on ju. Et kas sa saad aru sellest ühest hetkest, et siit on väga libe tee, siin on nii-öelda need halvad sõbrad, halvad teemad ja keeruline saatus, on ju. Ja eksimatu muideks ei pea ka olema. Vanemad panevad ka metsa, on ju. Ja just, aga tegelikult ei pea ju. Tegelikult võibki nagu midagi lähebki halvasti. Aga täiskasvanuna sul on õigus maha käia ja rääkida oma lapsele siis sellest, mis siis parasjagu sinuga juhtus näiteks, on ju. Sest kunagi, see, miks me tõenäoliselt teame, et kui sa kukud, ma ei tea, diivani pealt alla, siis sa saad haiget, aga 2-aastane ei tea seda, sest tal pole lihtsalt nii palju kukkumise kogemusi, eks ju. Ja sellepärast, aga me nagu just nagu tahame ka kõik eluõppetunnid, võt see on nüüd see lämmatamise osa, et me tahame nagu, kuna me oleme õudselt targad, on ju kõik, siis me tahame, et see laps kohe oskaks kõik õigesti teha. Tegelikult me keerame käru tema täiskasvanu eale ja sellele, kas ta julgeb ja tahab ja oskab otsustada üldse näiteks oma elus mingites olukordades ja teha vahe, kas see miski asi on okei või mitte. Põhimõtteliselt pedagoogilised otsused, eks ju, mida iga pere peab lõpuks ju ise otsustama, et minnes siin üldse, mitte ainult siis hoolduspere teemal, vaid üleüldse lapsevanemana, et kas me otsustame nii või otsustame teisiti, aga pekki keerame niikuinii. Selles mõttes nagu ei ole võita, ei ole võimalik. Mina arvan, et kõigepealt tuleb ikkagi lähtuda alati sellest konkreetsest lapsest ja tegelikult tuleb ka aru saada, et lapse käitumine
on väga palju reageering ka täiskasvanu käitumisel, et lapsed, kui mina olin laps, ma ei saanud aru, mis asja räägitakse, et laps on kodupeegel. Ma olen täiskasvanu psühholoog, ma saan väga täpselt aru, millest räägitakse. Et tegelikult lapsed peegeldavad seda oma käitumisega, mis toimub nende ümber. Ja kui nad on juba läinud kuskile halvale teele, siis järelikult seal on juba väga palju mõrasid varasemalt sees. Et lapse käitumine on paljuski tõesti reageering sellele, mida täiskasvanud teevad või jätavad tegemata tema ümber. Ja tõesti nendes probleemides me peame lähtuma lapsest, et riigis me räägime, mis see siis on, individuaalne, kuidas üteldakse? Personaalne riik või? Personaalne riik ja personaalne meditsiin on ja siis tegelikult lastest rääkides me justkui ütleme, et kõigil on üks areng, jah, mingid arenguetapid on, aga kuidagi seal me justkui nagu tahaksime selle personaalsuse nagu kõrvale jätta. Sa tõid siin ka näite, et kuidas su juurde on tulnud lapsevanem ja lükanud lapse uksest sisse ja võtnud riided ja öelnud, et minu riided ostetud ja tehke taga midagi. Kõik lapsevanemad ei saagi hakkama, on ju. Nii on. Ja sellepärast on ka vaja neid hooldusperesid, kes võib-olla äkki saavad paremini hakkama. Vähemalt on potentsiaali paremaks hakkama saamiseks. Aga kõik ei ole ka ju sealmaal, et nad oma lapsest kuidagi siis loobuks või nad ikkagi jäävad ju oma lapsele perekonnaks, aga hakkama ikka nagu hästi ei saa. No ei saagi. Kes siis saab selle lapsega hakkama? Kas sina siis võtad ta sealt uksest sisse ja võtad ta nagu oma vastutus alla või kes siis on see, kes siis on talle selleks üheks turvaliseks isikuks, kes ütleb, et kuule ära joo näiteks? See küll õige ei oleks, kui ma kõik need lapsed oleks endale võtnud aja jooksul. Aga kes võtab? Kuidas saab? No selle jaoks meil kõlab täiesti õõnsalt kogu selle muu jutu sekka, mis me siin räägime, aga siin selle jaoks meil tegelikult on süsteem, kelle terve ülesanne on siis seda noort inimest tegelikult toetada, on ju. Ja on erinevad ka programmid ringist välja ja siis meil on kohalik, ütleme, lastekaitse, enamus ikkagi tegevustest algab sealt. Ja siis ka Sotsiaalkindlustusamet oma laste heaolu osakonnaga, ja selle sees on väga palju erinevaid täitsa toredaid teenuseid. Kas ma ütlen, et kõik on valmis? Loomulikult mitte, me nagu absoluutselt ei ole ja ei saagi olla ja tegelikult ei tohikski, sest siis hakkab taandareng minu arvates vähemasti. Aga see õõnsana kõlav süsteem on see, kes siis selle lapse ju tegelikult juba ju võtabki ja tegelikult juba ju hakkabki talle otsima seda kas hoolduspere või vastavalt selle lapse või siis ka proovib midagi teha selles osas ära, et oma pärisvanematega ka see side ära ei kaoks, eks ju. Aga seal ripub jällegi kinni nendes pärisvanemates see asi, sest ega me ei saa ju seda noort inimest lükata lõputult kellegi juurde, kes nagu ilmselgelt toru ei võta, kui talle öeldakse, millega ta tegelema peaks, et tal oma lapsega side tekiks. Ja see tuleb jälle tema taustast, on ju, sellest vanema taustast. Nii et see on nagu siuke suhteliselt lõputu jada ja mul pole aimugi, kas see vastas küsimusele. Jaa, aga arutluskäik oli väga huvitav, eks ju. Ma jälle veel kord tuletan meelde, kes soovib, meil on siin jäänud veel 10 minutit vestlusringi lõpuni, et võite sõna sekka öelda, kui keegi tahab paneelis osalete käest midagi küsida või on tal tekkinud mõtteid seoses teemaga, et lapsed on meie julgeolek ja hoolduspere on siis üks selline julgeoleku nurgake, mis siis lapse, kes on elus mingil põhjusel hätta sattunud, võiks aidata kuidagi tervemasse ja tugevamasse ühiskonda. Kas teie küll Jahtu tunnete, et te olete nagu Eesti riigi julgeoleku tagajad või? Ei, absoluutselt mitte. Et selle koha pealt nagu ei olegi mõeldud, jah? Et see mulle enne seda paneeli, mulle austaldes ei tekkinud nagu üldse mingit seost sellega. Aga nüüd? Ma ütleks ikkagi, et igasugused pered, kõik pered on see, mis hoiab on nii-öelda ühiskonda koos, eks ju. Ja radikaliseerumise mõttes on näiteks üksikud vanainimesed, oleks esimene mõte. Kes tuleks ära kaaperdada? Kes võivad radikaliseeruda. Ma ütlengi. Ainuke asi, et neid, kellele peab pere reidma, jah.
et õnneks küll on nii, et neid värbajad nagu neid ei käi värbamas, aga võib-olla jõud ja võimekus ka kurja niimoodi ühiskondlikult korda saata on võib-olla nõrgem juba. No mida on näha, eks ju, et vana inimestega neid kasutatakse ära teistmoodi, võetakse nüüd raha ära, eks ju, kuna nad on manipuleeritavad tihtipeale. Et seda viisi, seda, et mina oleks siis nagu mingi julgeoleku garant, seda mõtet mul polnud. Külli, Eesti riik on päästetud, sa oled oma panuse andnud. Jah, et ma ka seda ei tunne. Mida ma ise olen mõelnud, et neid üksikuid, kas vanu inimesi või siis ilma, ütleme, vähese perekondliku, ebapiisava perekondliku toeta lapsi, et kuidas võib-olla neile rohkem leida niisugust, seda kas hoolduspere varianti, et võib-olla mõnes mõttes aitaks just niisuguste keerulisemate laste puhul, kui oleks hoolduspere vanemaks olemine natuke rohkem mõne puhul tööna esitatud, et meil on ikkagi niisugune, meie laps, sest ta tuli piisavalt väiksena ja on piisavalt kaua, aga ma kujutan ette, et näiteks võib-olla 14-aastane ja juba väga tugevate seisukohtadega ja et võib-olla kui me räägime nüüd niisugusest, et võib-olla siis oleks rohkem see niisugune rõhumine, et see hoolduspere osa võibki olla rohkem see töö osa ja kui sealt kasvab perekond, siis kasvab, aga võib-olla ei pruugi kasvada niisugust klassikalist perekonda, et võib-olla see aitaks natukene ja tõstaks julgeolekut siis. Nii, Kaisa, kas... ma ei näi kukla taga, jaa, palun, aga kas meil on mikrofoni kanda, siis sealt tagantpoolt tuleb kohe. Kosta, on mind? On, hästi. Mina olen tuttav selle asendushoolduse poolega nii palju, et ma töötan perekodus. Ja ma tean seda, et meie spetsialistid on hästi koolitatud ja meil on hästi suured ettevalmistused, aga millised ettevalmistused on siis hoolduspereks olemisel, et kas te läbite mõnda koolitust, mis toimub enne lapsepere saabumist ja mis toimub siis, kui ta juba peres on. Et meil on niimoodi, et ennem, kui sa lähed reaalselt tööpostile, sa läbid mingeid koolitusi ja keset siis töötamist sa läbid jälle koolitusi, nii-öelda täiendavaid. Jah, nii on. Tohib ma küsin, milliseid? See on üks koolitus, niisugune pikem tsükkel ja siis pärast on supervisioonid, erinevad traumakoolitused. Kaua see kestab? Kaua see nagu võtab? Mäletan. koolitus kestis päris kaua. Ja, seal vist saab vastata sellele küsimusele. Saan sellele vastata, et Pride koolitus, millest rääkis Külli, kestab keskmiselt 3 kuud. Et jah, et see sõltub, kas sinna jäetakse selline üks väike puhkenädal vahele ja siis kui näiteks hoolduspere soovib saada kriisihoolduspereks, keda Eestis on praegu hetkel eriti vähe, siis tuleb ka traumapädeva hoolduse koolitus läbida, mis annab veel parema arusaamise sünnipärast ilma jäänud lapse traumast. Et mina tegelen selle teemaga, olen perede ettevalmistaja hindaja Sotsiaalkindlustusametis. Sellepärast nagu võtsin sõna. Väga hea, et kellel tekib siin veel nagu isiklikku huvi või motivatsiooni või vähemalt mingit uudisimu seda teemat iseenda jaoks kuidagi edasi arendada või mõtelda või peres tõstatada järgmiseks aastate pikkudeks läbirääkimisteks, ka nii võib ju minna, eks ju, et siis sealt hoolduspere.ee leheküljelt saab informatsiooni ja kontakte, et kellega neid asju edasi rääkida. No, kas oli veel, praegu ei olnud, siis mulle tundub, et me teeme sellise lõpuringi, kui teile nagu sobib, et korraks võtaks need jupid siin kokku, et jah, et me oleme siin kui hoolduspere kontekstis justkui ja samas me ikkagi räägime laste kasvatamisest ja laste hoidmisest, võib-olla suurema rõhuatusega siia teismeliste poole peale see jutt natukene ju läks. Kas me peaksime kuidagi või siin tegema mingisugust vahet vahele
et ühed on ühtmoodi lapsed, teised on teistmoodi lapsed. Või me pigem peaksime kuidagi seda vahet võimalikult õhukeseks kulutama, et me ei märkaks seda vahet, kuidas pidi see võiks olla. Ja teeme siis sama küsimuse siia lõpuni välja. Mul on hea meel, et täna ei saa ütelda vastu tulevale lapsele, et on lastekodu laps. Et kui mingi aeg tagasi oli, et lastekodu lapsed on kõik ühesuguse soengu, ühesuguste riietega, et lõpuks on ikkagi laps on laps ja last tuleb võtta sellisena, nagu ta on. Ma arvan, see ei pea olema, me ei pea seda silti sinna külge panema nähtavale kohale. Selles mõttes teinekord see on oluline lapse käitumisest võib-olla arusaamiseks, kust ta tuleb või mis on tema taust, aga see ei peaks kindlasti defineerima seda last. Teha vahet või mitte teha vahet? Mitte. Ja sellepärast, et jällegi haagib eelkõnelejaga ka kodudes elavad lapsed uskumatutes oludes, halvas mõttes. Me lihtsalt, mis iganes erinevate põhjustel nad on seal või nad on kogenud ka oma kodus varasemalt mingisuguseid seesuguseid traumasid, kus me saame samamoodi öelda, et seal on trauma taust ja selle lapsega ja siis me näeme teda võib-olla, ma ei tea, tänaval siis tegemas kõike seda, mida meie täiskasvanud erudeeritud silmad näha ei taha mitte. Ehk et me peame lähtuma sellest noorest inimesest ja mitte sellest, kas ta on asendushooldusel, hooldekodus, peres. Kõik need toredad sõnad. Sotsiaalvaldkonna inimestel on ikka lõbus alati, on ju. Et mitte sellest, kindlasti mitte sellest. Selline silt ei vii ka kuhugi pikemas perspektiivis. Lisandro, kuidas sina tunned ennast? Kas sa tunned, et sinuga tehakse kuidagi vahet ja kas sa tahad, et see vahe seal nagu kuidagi sees oleks või pigem ei taha? No mind võetakse ikkagi võrdselt, et meil on veel peres 3, peale minu siis veel 2 väiksemat poissi, et ja ma tunnen, et nad võtavad kõik mind nagu võrdselt, et nagu teistagagi. Aga väljaspool kodu, koolis pigem nagu niipidi? Ma ei ole küll nagu vahet märganud, et ikkagi nagu võrdselt. Kuidas teiega on? Kuidas teie suhtute ja mõtlete? Kas on teistmoodi või tuleb seda vahet teha või liigute sinna suundas, et ühel hetkel ei saagi nagu aru, et on teistmoodi tulnud laps? Või see jääb? Igapäevaselt niimoodi küll ei saa, et see kaob ära, see vahe. Jah, aga see taust seal taga siiski on, eks ju, et ta ise teab, eks ju, kes ta on ja kus ta tuleb ja nii on, eks ju, sellega siis tuleb hakkama saada. Ma nüüd mõtlesin selle peale, et kuidas nagu üldse öeldakse, et kes ta siis on, et hoolduspere laps või et kas peaks olema mingisugune hea sõna, eks ju, selle jaoks, et siis kõige parem, kui tema koht ongi lihtsalt laps, et meie laps on. Ma arvan, see ilusasti paneb nagu kena punkti sellele rivile siin praegu. Ma näen, kätemerd ei ole. Me oleme kõik lihtsalt nii selgelt ära rääkinud, et mitte ühtegi täpsustavat küsimust ei ole. Igal juhul ma tänan teid, et te siin kenasti meiega viimase 1,5 tundi aega veetsite, kaasa mõtlesite. Ma tänan kõiki paneelis osalejaid, et sellel teemal rääkisite, sõna võtsite, ennast isiklikult avasite, mis kindlasti ei ole oma isiklikest asjadest rääkimine publiku ees üleüldse mingisugune lihtne asi. Nii et suur tänu teile. Aitäh kuulamast ja ilusat õhtut!